Siis aprillikuus on meil 3 sünnipäeva last. Üle anda lilled volikogu poolt. Palju õnne, Evelin. Võid siia tagasi panna. Palju õnne Kadri Sõrmus, Kadri vist ei ole. Aga palju õnne Tarik. Palju õnne Krissile. Oled kõik sisse saanud? Olen. Et alustame koos siis kohaloleku kontrolliga kõik. Palun anda teada, et see kohal. Aivarit ma ei näe siin. On teil ees seal? Tea, või ole üles leidnud. Puudud. Mina Kadit me ei näe, tähendab näeme, aga Kadi ei ole siin ennast registreerinud koolises. Povist ei kasuta Kadi, jah? Aareses puudub. või oma õigustas. Ehk siis Saaren täna puudub, ülejäänud on kohal. Aitäh! Teisena tänane päevakord. Päevakorras on meil plaanis detailplaneeringu algatamine. Vabandust. Enne kui lähme päevakorrapunktide juurde, siis oleks üks arupärimine esitleda. Lugupeetud vallavanem Annika Päev-Murov esitan teile algjärgneva arupärimise. Teema: volikogu esimehe Kaire Vahe 2021 aasta tasu tõus, ülesannete täitmine ja valla eelarvest rahastatud MTÜ tegevuste läbipaistvus ning õiguspärasus. Avaliku raha kasutamine peab olema põhjendatud, läbipaistev ja kontrollitav, samuti peavad volikogu ja täitevvõimu rollid olema selgelt eristatud ning välistatud võimalikud huvide konfliktid. Arupärimisega soovin saada dokumentaalselt tõendatud vastused alljärgnevatele küsimustele nii kirjalikult kui ka suuliselt järgmises volikogus. Esimene: tasu tõusu alused ja põhjendused. Palun kinnitage, kas 2021 aastal tõsteti Luunja valla volikogu esimehe tasu põhjendusega, et suurenes töömaht ja lisandusid täiendavad ülesanded. Millised olid need konkreetsed täiendavad ülesanded, millele tasu tõus tugines? Millises dokumendis on need ülesanded täpselt kirjas? Palun viidata dokumendile ja kuupäevale. Teiseks, ülesannete sisu ja õiguslik alus. Palun loetleda kõik ülesanded ning selitada, kas need kuuluvad volikogu esimehe tavapäraste ülesannete hulka või olid need täiendavad? Milline oli iga ülesande õiguslik alus? Kas enne tasu tõstmist hinnati nende ülesannete vastavust volikogu pädevusele ja vallavalitsuse pädevusele? Kas koostati õiguslik analüüs, mis välistas rollide kattumise täitevvõimuga? Kolmandaks, ülesannete tegelik täitmine ja tulemused. Palun esitada iga ülesande kohta, millal seda täideti, milline oli konkreetne tegevus, milline oli mõõdetav tulemus, millised ülesanded täideti täielikult, täideti osaliselt, jäid täitmata. Kui mõni ülesanne jäi täitmata, mis oli põhjus? Kas see mõjutas tasu maksmist? Kas on olemas tööaruanded, tegevusaruanded, tulemuste analüüsid, mis kinnitavad nende ülesannete täitmist? Neljandaks,
tulemuspõhisus ja hindamine. Millised olid mõõdetavad tulemused, mis õigustavad tasu tõusu? Kes hindas nende ülesannete täitmist? Kas volikogu või revisjonikomisjon andis hinnangu töö tulemuslikkusele? Tasu oli seotud tulemusega või maksti seda sõltumata tulemustest? 5. Võimude lahusus ja rollide võimalik kattumine. Kas nõustute, et volikogu on poliitika kujundaja ja järelevalveorgan ja vallavalitsus on täitevvõim? Kas mõni loetletud ülesanne kattus vallavalitsuse või ametnike pädevusega? Kui jah, siis millisel õiguslikul alusel volikogu esimees neid ülesandeid täitis? Kas hindate tagantjärele, et rollide segamine võis toimuda? 6. MTÜ rahastamise otsuste kujunemine. Palun selgitada, kuidas tekkis valla eelarvesse eraldi rida Kaire Vaheajaga seotud MTÜ toetamiseks, kelle ettepanekul see eelarverida lisati, millised olid selle otsuse põhjendused? Kas sellele eelnes avalik taotlus, analüüs, võrdlus teiste taotlejatega? Millised olid igal aastal toetuste summad, eesmärgid ja oodatavad tulemused? 7. Lepingud ja nende sisuline kvaliteet. Miks sõlmiti tegevuste leping MTÜ-ga alles pärast eelarve kinnitamist? Miks ei olnud lepingus tegevused üksikasjalikult kirjeldatud? Miks ei olnud lepingus eelarve jaotatud tegevuste lõikes? Kes koostas lepingu, kooskõlastas lepingu ja kinnitas lepingu? Milline oli kontrollmehhanism? Kuidas kontrolliti, et raha kasutatakse eesmärgipäraselt? 8. Aruandlus, läbipaistvus ja järelevalve. Kas MTÜ esitas tegevusaruanded, finantsaruanded, osalejate nimekirjad, andmed töötajate läbipaistvuse ja töölevõtmise konkursi kohta, andmed selle kohta, kas tööle vormistati ka pereliikmeid või lähisugulasi, kuludokumendid? Kes kontrollis aruandlust? Kas tuvastati puudusi või rikkumisi? Kas revisjonikomisjon või audiitor käsitles seda teemat? Kas kõik kuludokumendid on olemas ja kontrollitavad? 9. Toimingupiirang ja võimalik huvide konflikt. Kas hinnati, kas volikogu esimehel laienes toimingupiirang seoses MTÜ rahastamisega? Kas ta taandas ennast eelarve arutelust või otsustamisest? Millistes protokollides see kajastub? Kui ta ei taandanud ennast, millisel alusel leiti, et toimingupiirang ei kehti? Kes andis selles küsimuses õigusliku hinnangu? 10. Korruptsiooniriski hindamine ja vajalikud sammud. Kas hindate tagantjärele, et selline olukord võis tekitada korruptsiooniriski? Kas vald on seda olukorda sisemiselt analüüsinud? Kas peate vajalikuks revisjoni, auditit või eraldi uurimist? 11. Kokkuvõtte edasised tegevused. Kas nõustute, et avaliku raha kasutamine peab olema läbipaistev, otsused peavad olema kontrollitavad, tulemused peavad olema mõõdetavad? Kas suudate täna selgelt ja dokumentaalselt näidata, mille eest tasu maksti, milline oli konkreetne tulemus? Seda ei ole võimalik teha, kas peate õigeks algatada täiendav kontroll või uurimine? Aitäh! Edastan kirjalikult elektrooniliselt. Aga siis edasi päevakorraga, et 2 planeeringut, komisjonide esimeste valimine, nimekirja kinnitamine ja arupärimistele vastamine ning infopunkt. Kas volikogu liikmetel on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole, keegi ei soovi seda hääletust. Ei soovi, aitäh, siis on päevakord kinnitatud. Esimene päevakorrapunkt on meil Sääsekõba külas Munakivi väikemuna maaüksuste detailplaneeringu algatamine lähteseisukohtade kinnitamine. Planeeringu ala hõlmab siis Munakivi ja Väikemuna maaüksusi Sääsekõrva külas. Planeeringu ala suurus on kokku 5 hektarit ligikaudu ja planeeringu eesmärk on maaüksuste jagamine ja ehituslikkuse määramine väike elamute ja abihoonete rajamiseks. Planeering on või taotlus on siis vastatud valla üldplaneeringule. Üldplaneeringus on siis planeeringuala põhjapoolne või maanteepoolne osa on elamuala ja elamureservala ja jõepoolne osa on metsamaa ja rohevõrgustiku ala. Ja elamukrunte kavandatakse siis ainult maanteepoolsesse osasse, kus on elamu ja elamureservala.
Kokku on ette nähtud 4 krunti moodustada, milleks siis 2 tükki on maatulundusmaa krundid, kuhu ehitusõigust ei kavandata ja 2 elamukrunti. Ja huvitatud isikuga on sõlmitud leping planeeringu koostamise üleandmiseks. Rajatiste lepingut ei ole siin vaja. Aitäh! Kas on Evelinile küsimus? Planeeringukomisjon mitu korda arutanud seda. Viimasel istungil või koosolekul siis komisjon toetas detailplaneeringu algatamist ja lähtus seisukohtade kinnitamist. Küsimusi ei ole, siis palun hääletada, kas volikogu liikmed toetavad. Kuusteist liiget on täna kohal, 16 on hääle andnud. Aitäh! Tulemus 16 volikogu liiget on poolt, planeering on algatatud. Teine punkt on Veibri külas Ristikheina tee 11 ja Ristikheina tee 13 maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine. Evelin? Aitäh! Planeeringuala asub siis Veibri külas, hõlmab Ristikheina tee 11 ja Ristikheina tee 13 katastriüksusi, mille pindala kokku on 3624 ruutmeetrit. Ja planeeringu eesmärk on 2 katastriüksuse asemele siis 3 elamukrundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu abihoonetele. Planeeringualal kehtib Andrese kinnistu detailplaneering. Tegemist on siis detailplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Viljandi valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist tiheasustatud alaga ja elamualaga, väikeelamualaga. Planeeringu algatamine vastab üldplaneeringule, vastuolu ei ole. Ja sõlmitud on huvitatud isikuga planeeringu koostamise üleandmise leping ja rajatiste lepingu vajadust ei ole. Aitäh! Aitäh! Sevelinile on küsimusi? Kas see läheb veel, ütleme, algatamise puhul ka naabritele tutvumiseks, sest see piirkond on selline hell ja väga ei soovita midagi juurde, et seal on veel naabritel ka õigus sekka öelda või? Jah, loomulikult planeeringu koostamine on avalik protsess, et kui planeeringu lahendus on valminud, siis saadetakse naaberkinnises ja omanikele kirjalik teavitus. Piirkonna elanikud suuremas, laiemas ulatuses saavad siis kas vallalehest, veebilehelt informatsiooni, kui on avalik väljapanek ja sellel ajal siis saab esitada planeeringul arvamusi ja ettepanekuid. Planeeringukomisjon ka viimasel koosolekul arutas ja toetas külas Ristikheina tee 11 ja 13 maaüksuste detailplaneeringu algatamist. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis palun hääletada. Häält on tulnud, aitäh! Ja tulemusena 15 volikogu liiget on algatamise poolt, 1 on erapooletu. Detailplaneering algatatud. Aitäh! 3. punkt on täna volikogu kultuuri- spordikomisjoni esimehe aseesimehe valimine. Marko Aeg. Teeme seda täna jälle, proovime teha läbi arvuti. Enam, et meil on paar volikogu veel. Ja, kuna siin kollektiivselt kõikide komisjonide aseesimehed esitasid tagasiastumise avalduse, siis vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele tuleb valida
korraga nii esimees kui aseesimees komisjonile. Ja sellega seoses tuleb siis praegu kõik need komisjonid, mis on meil üles loetletud päevakorras, uuesti valida. Nad on nüüd tehniliselt on need jaotatud päevakorrapunktidena eraldi, sellepärast et tehniliselt see süsteem ei lastud muud moodi seda teha. Need on kõik ühe päevakorrapunkti alapunktid, kus siis järjest tulevad need valimised läbi viia. Ja üks erisus eelnõus on see, et lihtsalt kultuuri- ja spordikomisjoni esimees ja aseesimehe valime esimesena. Muus osas on see järjekord sama. Jah, aitäh. Siis palun esitada kandidaadid esimehe kohale. Kas ma võiks korra ennem sõna võtta, et selgitada, et miks see täna selline olukord on välja kujunenud? Kui sa just pead. Aitäh. Palun. Et teatavasti 2025 aastal andsid Luunja valla elanikud Luunja hooandjatele 41,18% häältest. Et see on suur mandaat ja usaldus. Moodustatud siis koalitsioon eesotsas Isamaaga on otsustanud mitte arvestada antud häältega Luunja valla volikogu komisjonide moodustamisel. Võttes Luunja hooandjatelt tegelikult ära 9,18% valijate häältest. Ja jagas selle omas seltskonnas siis koalitsioonipartnerite vahel piltlikult. Luunja hooandjate hinnangul on sisuliselt pandud toime siis piltlikult häälte vargus ja Luunja valla inimeste arvamuse ja häälte tühistamisega. See teeb tegelikult 104 Luunja hooandjate poolt hääletanud inimest, keda üritatakse praegu tühistada. Suurusjärk 2% Luunja kogu elanike arvust. See ei ole väike arv. Need inimesed hääletasid Luunja hooandjate poolt mitte vastu ja selliselt tahaks ju tegelikult ka need hääleandjad komisjonides enda esindajaid näha. Ja tegelikult komisjonides peab olema ju täna üks hooandjate liige rohkem, lisaks tähendab, kui see täna on. Ja Luunja hooandjad on oma esimesest volikogu koosolekust alates pööranud tähelepanu sellele rikkumisele ja jätkab seda seni siis, kuni koalitsioon ja volikogu esimees Luunja hooandjatele antud häältega arvestab. Et tegelikult kodurahu on võimalik tagada lihtsalt meetoditega, kui päriselt ka arvestatakse neid hääli, mis on antud Luunja hooandjatele ja ei üritatakse hääli tühistada, mis tegelikult täna siin toimub ja jätkuvalt toimub. Et kindlasti hooandjad ei saa sellega rahul olla, et lihtsalt inimeste hääli tühistatakse. Kõik. Aitäh. Täna ei hakka kui pikalt vastama, me oleme seda kirjalikult suuliselt korduvalt teinud. Sellised komisjonid, sellised arvult inimesed seal komisjonides on selline jaotus. Selleks on väga palju täitsa mõistlikke põhjendusi. Täna me seda uuesti üle kordama ei jätka. Aga siis palun ikkagi esimehe kandidaadid kultuurispordikomisjoni. Teen ettepaneku Kris Laas. Aitäh, üks kandidaat Kris Laas. Veel kandidaate? On küll. Rait Taavist. Rait Taavist. Aitäh. See on veel. Ei ole, siis palun Pille sisesta need kandidaadid ja ühte, kui me oleme valmis hääletada. Põhimõtteliselt ma olen lisatud inimesed. Siis tuletan meelde, et me valime komisjoni esimeest, kõige rohkem hääli saanud saab esimeheks ja teine häälearvult teiseks jäänu siis on aseesimees, kelline kõigi komisjonile puudutab moodi. Okei, nüüd saame hääletada. Palun hääletada.
üks hääl on meil veel andmata kellelgi. Ei näita. 16 koolist. Kris Laas 16 volikogu liiget hääle andis, Kris Laas sai 10 häält, Rait Taviste sai 6 häält. Esimeheks valiti Kris Laas, aseesimeheks Rait Taviste. Aitäh. Teine on volikogu majanduseelarve komisjoni esimehe, aseesimehe valimine. Palun esitada kandidaadid. Mina esitan esimehe kandidaadiks Merve Raudsaar. Ja mina esitan kandidaadiks Küllo Väär. Kas on veel kandidaate? Ei. Okei, Pille on valmis olnud. Jah. Palun hääletada. Kris, sinul näitab, et on hääletamata. Ja need on nähtud. Nüüd on hääletamata, aitäh. 16 häält Anti, 10 häält Merve Raudsaar, 6 häält Küllo Väär. Esimeheks valiti Merve Raudsaar ja aseesimeheks Küllo Väär. Aitäh. Kolmas Luunja volikogu planeeringu keskkonnakomisjoni esimees, aseesimees. Palun kandidaadid. mina esitan kandidaadiks Tarmo Keerto. Ja mina esitan Rainer Leidik. Rohkem ei ole. Aitäh. Vilja siis esitab kandidaadid. See teine mõni. Ja siis Loen. Kandidaadid siin esitatud. Palun anda hääl. Häält on kuulnud, täpsetame hääletuseid. 10 häält Kaimo Keerto, 6 häält Rainer Leidik, Taimo Keerto, aseesimees Rainer Leidik. Aitäh. Järgmisena volikogu sotsiaal- ja terviseedenduskomisjoni esimees, aseesimees. Palun esitada kandidaadid. mina esitan Ulvi Hoidla. Ja mina esitan Alla Valades. Rohkem ei. Eesti peale kandidaadid. Palun anda hääletus.
Kaitsin vaenlane. Aitäh, ütlest läheb tulnud. Kulbi Hainla 10 häält, Lavalaades 6 häält, esimeheks valitud Kulbi, aseesimeheks Alla. Aitäh. Järgmine haridus- ja noorsootöö komisjoni esimees ja aseesimees. Palun kandidaadid. Mina esitan Kaja Õis. ja mina esitan Aare Anderson. Kas kandidaadid on kõik? Jah. Ei tea. Aaret tuleb siin ja saab kinnitada enda nõusolekut. Te saate teda tema eest teha. jah, tema nõusolek on olemas. sobib, kui ta kinnitavad, et nõusolek on olemas. Okei, siis jääb nii. Palun hääletada. Üksteist häält tulnud kiiresti. 10 häält Kaja Kallas, Kaja Õis. Ja 6 häält Aare Anderson. Kord me Kaja Kallast on nüüd sivad. Esimeheks valiti Kaja Õis, aseesimeheks Aare Anderson. Viimasena on see revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees. Palun kandidaat. Mina esitan Janek Sõber. mina esitan Kaire Vahe. Aitäh, kõik. Palun hääletada. Rait. Aitäh. See keegi veel. Madi. Mul ei ole ees seda Ma ei näe seda. Tee mingi värskendust endale seda. Korrast 16 häält olemas, aitäh. 10 häält Janek Sõber, 6 häält Kaire Vahejõe. Esimeheks valitud Janek, aseesimeheks Kaire. Aitäh. Komisjonidel esimehed, aseesimehed uuesti valitud. On komisjoni liikmete nimekirjade kinnitamine. Teeme üks 10 minuti vaheaega, et siis komisjoni esimehed saavad need nimekirjad üle vaadata. Lihtsalt täpsustame, et kui nimekirjas muudatusi ei tule või ei tahata teha, siis ei ole meil seda punkti vaja käsitleda. Et need liikmed jäävad praegu alles sellisena, nagu need seal on. Et kui tahetakse teha muidugi muudatusi, siis see on võimalik, aga seda tegema praegu ei pea. Sisuliselt on komisjonid jätkamas täpselt samas koosseisus, mis nad on juba praegu olnud. Hooandjad tahaks tänasele koosseisule lisaks lisada poolsed nimed juurde. Meil ei ole täna päevakorras plaani seal komisjonide arvu, komisjoni liikmete arv või muid asju muuta. Me jääme selle juurde, sama ettepaneku juurde, mis on varem tehtud. Seal ma lihtsalt täpsustan seda, et kui me isegi teoreetiliselt seda teha saaks, siis enne peaks muutma vastavat volikogu otsust, kus on määratud komisjoni liikmete arv, et kuna seda päevakorras ei ole, siis siia ei saa lisada neid praegu kahjuks, jah. Loodame siis järgmine kord on päevakorras.
nii, aga siis teeme, kas teil on soovi muuta oma liikmeid võrreldes täna kehtivate nimekirjadega? minul jääb samaks. Kas keegi planeeringukomisjonis soovib liikmeid muuta? Küsin esimehena. Kas majandus- ja eelarvekomisjonis keegi soovib liikmeid muuta? Ei sobi. sotsiaal- ja terviseedendust ka ei soovi muuta. Küsin ka haridus- ja noorsootöö komisjoni kohta, sest tegelikult hetkel nüüd valitud aseesimees 3 koosolekul ainult ühel käinud. Äkki soovite siis kellegi liikme vahetada, kes käiks kohal, kuigi nii see Pirjo on hästi käinud. Täna ei soovi. Revisjonikomisjon. aseesimees valiti ära, et seal. Siis on komisjoni koosseisudes meil muudatusi ei tule. Siis ei ole meil seda päevakorrapunkti vaja visiti. Sest komisjoni liikmete volitused ei lõppe sellega, kui esimees või aseesimees valitakse. Et selle kohta ma olen ka seisukoha andnud. Ma ei pea seda siin. Ilma hääletamata. Järgmine päevakorrapunkt on meil arupärimistele vastamine vallavanema poolt. Aitäh. Tere veel kord kõigile minu poolt ka. Ja võtan siis kõigepealt nii nagu päevakord siis ette ja vastan arupärimisele, mis puudutas siis käsunduslepingut. Esmalt siis märgin, et vastavalt Luunja vallavolikogu töökorrapunktile 14.1 on arupärimine küsimus, mis puudutab volikogu poolt ametisse nimetatud võimkonda reguleerivate õigusaktide täitmist. Arupärimine ei ole seega instrument, mille alusel nõuda dokumente või andmete analüüsidest. Seetõttu on võimalik teie poolt esitatud kirjale vastata ainult osaliselt. Eelnevalt tulenevalt esitangi vastused ainult küsimust, mis vastavad arupärimise mõttele nii sisuliselt kui vormiliselt. Esimene küsimus siis, kes kontrollis käsunduslepingu täitmist, millisel viisil tõendati töö tegemist, millise akti või dokumendi alusel loeti töö vastuvõetuks ja kas koostatud üleandmist vastuvõtmise akt või muu kinnitav dokument eksisteerib. Lepingu punkti 1.2 kohaselt annab ülesandeid ja nende täitmist kontrollib vallavanem. Käsunduslepingu puhul üldjuhul mingeid akte ei koostata, kuna käsunduse täitmine ei ole samastatav töölepinguga, seega ei ole akte koostatud. Millise konkreetse aruande või tulemuse alusel maksti välja käsunduslepingu tasu, kes kinnitas makse põhjenduse ja millisel kuupäeval summas tasu välja maksti. Tasu maksti vastavalt lepingule, nagu see kõikide selliste maksete puhul kinnitab selle vallavanem. Tasu maksti välja vastavalt lepingu punktidele 2.1 ja 2.3. Palume esitada ülevaade kõikidest käsunduslepinguga seotud kuludest lisaks tasule. Lisaks tasule on hüvitatud kulud telefonipaketile, samuti on võimaldatud kasutada vallale kuuluvat sülearvutit. Muid kulutusi kaasnenud ei ole. Palume selgitada, millisel alusel on hinnatud, et käsunduslepingu täitmine vastab lepingu eesmärgile, valla vajadustele ning avaliku raha säästliku ja otstarbekat kasutamise põhimõttele. Teie poolt küsitud lepingu täitmist hinnati nagu kõikide teiste samaliigiliste lepingute täitmist ehk vaadati, kas lepingu kohaselt antud ülesandeid said täidetud. Palume esitada, millisel Luunja valla eelarverealt on kasutuslepingu tasu ning kõik sellega seotud kulud kaetud. Nagu teile eelmisel arupärimisel vastasin, on vastavad kulud ette nähtud majanduskulude real. Siis oli veel teine arupärimine, mis puudutas siis Puupilli elamurajooni vee- ja kanalisatsiooni küsimusi. Esmalt siis märgin jällegi, et 16.2026 toimus Luunja vallamajas kohtumine Puupilli elamurajooni elanikega, trasside omanikuga ning Tartu veevärgi esindajate siis osalusel. Selle piti kokku edasised sammud ning järgmine kohtumine. Kohtumisel osales ka 2 arupärimisele alla kirjutanud volikogu liiget. Seega peaks saanud neile olema olukord natukene selge. Vastan esitatud küsimustele siis nende esitamise järjekorras. Millised konkreetsed meetmed on Luunja vald rakendanud, et tagada Puupilli elanikkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside nõuete kohasus ja üleandmine vee-ettevõtjale? Kui kaugele läheb rääkimised vee-ettevõtjaga? Milline on realistlik ajakava taristu lõplikuks ülevõtmiseks valla või vee-ettevõtja poolt?
vallavalitsus on pidevalt olnud läbirääkimistes nii elanike, trasside omanike kui ka AS Tartu Veevärgi esindajatega. Praeguses seisus ei ole Tartu Veevärk olnud nõus trassi üle võtma. Nagu nähtub eelpool mainitud 16.4 toimunud kohtumise protokollist, otsivad kõik osapooled võimalusi koostöös uute torustike rajamiseks ning rahastuse leidmiseks. Vald trassi ise üle ei võta, sest vald ei saa olla vee-ettevõtja. Tuleb saavutada olukord, kus need võtab üle AS Tartu Veevärk. Täpselt ajakava selleks hetkel on võimatu anda, kuid planeeritud on regulaarsed kohtumised osapoolte vahel, et asjaga kindlalt edasi liikuda. Kes vastutab ja tasub kanalisatsiooni erakorralise tühjendamise kulud olukorras, kus süsteem ei toimi? Kas vald on valmis ajutiselt need kulud kandma kuni süsteemi täieliku korrastamiseni? Kas valla 2026. aasta eelarves on arvestatud selle konkreetse Elamu rajooni kanalisatsioonisüsteemi korda tegemise kuludega? Praegusel hetkel vastutab kuludest trasside omanik, kellele elanikud maksavad vee- ja kanalisatsiooniteenuste tasu. Vald ei saa võõrast ja pikaajalist kohustust endale võtta olukorras, kus ta ei ole trasside omanik. Küll on vald panustanud näiteks pumpla töökorda saamisesse. Volikogu liikmetena, kes eelarvet menetlesid, peaksite teadma, et selliste kuludega valla eelarves sellel aastal arvestatud ei ole. Selleks, et raha eelarvesse planeerida, peavad olema olemas konkreetsed kokkulepped ja kalkulatsioonid. Millal ja millisel viisil on kavas reostunud tiigi puhastamine? Millised meetmeid rakendatakse, et vältida reovee sattumist tiiki edaspidi? Reovee juhtumite vältimiseks monitooritakse pumpla tööd jooksvalt ning reageeritakse võimalikele tõrgetele esimestel võimalustel. Seda siis tegelikult nii valla kui veevärgi poolt. Pikaajaline lahendus keskkonnariskide vähendamiseks on seotud uute nõuete kohaste torustike rajamisega. Tiigi puhastamise osas tehakse otsused koostöös pädevate asutustega pärast seda, kui on välistatud uute reostusjuhtumite tekkimine. Aga pumplat monitooritakse pidevalt, et tagada selle töö ning välistada reostuse teke. Järjekordne teke. Millal rajatakse puudub tänavavalgustuse eelpool nimetatud aadressitel? Kas ja millal selleks eelarvestatud vahendid planeeritud? Tänavavalgustuse rajamine eeldab projekti olemasolu. Vallavalitsus on otsustanud objektid üle terve valla, mitte mille tänavavalgustuse projekt tellitakse ning eelpool mainitud tänavavalgustus on nende hulgas. Pärast projektide valmimist hinnatakse objektide prioriteetsust ja maksumust ning tehakse vastavad investeerimisotsused. Samuti on siis võimalik hinnata rajamise kulusid. Millal viiakse teed nõuete kohasesse seisukorda? Kas vald teeb vajalikuks teostada erakorraline audit teede kvaliteedi osas? Kas Kuubili piirkonna teede tänavate korda tegemiseks on planeeritud eelarvelised vahendid valla 2026. aasta eelarvesse? Teed piirkonnas on sõidetavad ja ei esine selliseid probleeme, mis eeldaksid kohese suuremahulise töö tegemist. Arusaamatuks jääb küsimus, mida mõeldakse nõuete kohase tee seisukorra all. Millised nõuded on mõeldud või kust sellised nõuded peaksid tulenema? Auditit teede kvaliteedi osas tellida ei ole ka mõtet. Auditiga peale hakata. Teed on rajatud ammu, muuhulgas on toimunud ka loomulik kulumine. Juhul, kui tekivad löökaugud või muud ohtlikud kahjustused, tegeletakse nendega jooksvalt. Millal rajatakse selgelt tähistatud ja ohutu ülekäigurada Lokka spordihoone juurde? Milliseid ajutisi meetmeid võetakse kasutusele koheselt õnnetusohu vähendamiseks? Tegemist on riigimaanteega, kuhu ei ole võimalik valla initsiatiivil mitte midagi rajada ilma Transpordiameti nõusolekuta. Läbirääkimiste käigus saavutati kokkuleppe künnise paigaldamise osas. Ülekäiguraja rajamisele on Transpordiamet öelnud kindlalt ei. Meetmed on võetud künnise rajamise ning tänu selle kiiruse piiramisega. Kas vald plaanib algatada menetlusse arendaja suhtes puuduste kõrvaldamiseks? Ei. Jääb arusaamatuks, millist menetlust vald algatada saaks. Vallal puudub õiguslik alust alustada menetlust arendaja suhtes olukorras, kus planeeringu menetlemisel ei ole sõlmitud vastavaid kohustusi sätestavaid lepinguid. Küll on vald olnud pidevas suhtluses trasside omaniku ja teiste osapooltega, et leida lahendust koostöös. Eesmärk on saavutada toimiv ja nõuetele vastav taristu ilma täiendavaid pingeid eskaleerimata ning keskenduda lahenduse leidmisele. Proovime koostöös kõigi osapooltega jõuda olukorrani, kus mured saavad lahenduse ja vältida täiendavate ning kasutute pingete tekkimist. Kuubili piirkonna probleemid on kujunenud pika aja jooksul ning nende lahendamine eeldab kõigi osapoolte koostööd. Vallavalitsus tegeleb aktiivselt lahenduste leidmise nimel. Kuid püsiv lahendus eeldab uue nõuete kohase taristu rajamist ja sellega seotud kokkuleppeid rahastamise osas. Aitäh! Aitäh! Tood kommenteerida.
Mul on selle pillikoori kohta mõned küsimused, et te ütlesite ise, et see on pikaajaline probleem juba, aga praegu tuleb välja sama selle puhastamise kohta, tühjendamise kohta, et vallas ei ole seda planeeritud, seda raha. Ehk siis praegu on kaalukausi peal põhimõtteliselt mingi koolitoiduraha, mis maksab perele 7 € ja teised on põhimõtteliselt katkise kanalisatsiooniga. Võib-olla siis tasub seda eelarvet kuidagi ratsionaalsemalt planeerida järgmine kord. Sest et praegu ütlete, et tühjendust peab maksma arendaja, aga me teame, et ei maksa seda. Ehk siis kellele me esitame need arved, see on praegu küsimus, mida inimesed ootavad nüüd. Ja maksnud küll. Eelarve planeerimise juures Ja maksime ise kõik tühjendused eraldi veel. viimased aastad, aga nüüd elanikud ei taha seda teha ja nad ootavad minult vastuse. Hetkel vastus puudub. Järgmine valgus. Oota alla. Sa teate, et vald on ka seatud tühjendusi teinud. See on üks pumpla, aga kõik majad. Tühjendust on ka teinud, torude puhastust on teinud, pumpla on korda teinud. Need on sellised nii-öelda avariitööd, mida on tehtud ja tehakse ka edaspidi. Ma olen sellest teadlik, Just, aga see puudutas ühte pumplat, on ju, ja see oli täiesti katkine. Aga selleks, et ülejäänud toimiks, me peame kogu aeg neid puhastama, tühjendama, muidu nad ei toimi. Ja need arved tulevad meil kogu aeg kõikidest majadest. Ja meil on praegu suur küsimus, kes maksab, sest elanikud ei taha sellest maksta, see ei ole nende viga ju. Sellega sa vaielda. Järgmine punkt, valgustus. Ma küsisin konkreetselt, millal rajatakse. Ma ei ole vastust saanud. Ma laen siit välja, et kuidas, aga millal? Ma saan aru, need projektid ja lalala, aga millal? Vastust ei ole. Ja millal vastust ei olegi, nii nagu selles vastuskirjas on öeldud, siis vallavalitsus on võtnud hinnata kõik projektid ehk tehakse ära projekteerimised kõigile objektidele, mida siis ehitama peaksime. Need tulevad tõenäoliselt 2-3 nädala jooksul valitsuse laua peal, kus siis vaadatakse sellele prioriteetsusele otsa. Ehk siis otsustatakse, millised asjad on need, mis tehakse esimesena ära. Ma täna ei oska öelda, kas see on see, mida tehakse esimesena. Kui see on see, mis tehakse esimesena, siis läheb see sellel aastal tegemisse. Raha on eelarves 100 000 € äkki. Et peame sealt otsustama, millised kohad on kõige kriitilisemad ja siis selle järgi tegema. Aga enne me ei saa seda teha, kui need projekteerimist on tehtud, me teame, millised kulud ühele või teisele kohale lähevad. Ja siis see vastus tuleb ka. Jah, jällegi vastus mul praegu puudub. Järgmine, teed. Teed on sõidatavad. No põllu peal saab ka sõita, aga vaadake, seal need auke on nii palju, et see ei ole juba normaalne. Et me ei küsigi praegu mingit suuremahulist tööd, eriti veel, kui meil on need praegu vee asjad pooleli nüüd, aga sellegi poolest. Ja viimane ülekäik. Need napilt õnnetus on iga päev seal. Ja see ei ole valla vastus, et see ei ole meie asi nagu, et maanteamet. See pole meie asi, me ütlesime, et Transpordiamet ei ole nõus seda tegema. Aga mina olen jällegi arvamusel, et vald on peab vastutamas. Et see künnis sinna üldse tekib. Vald peab vastutama, seal käib koolibuss, laste turvalisus, seal ei ole ülekäigrada, seal elab peaaegu 1000 inimest, ei ole ülekäigrada. Transpordiamet ehitab juba mitu aastat radasid. Transpordiamet ehitab. Ma olen teadlik sellest, aga mina arvan ikkagi, et vald peab tegema koostööd ja leidma kompromissi. See ei ole vastus, et me ei saa midagi teha, me peame midagi mõtlema. Samamoodi pöörduda. Vald on kogu liige vabadus pöörduda, inimestel on vabadus pöörduda. Võib-olla Transpordiamet murdub, kui me kõik pöördume korraga. Me ei saa seda inimeste kaela panna jälle. Pane inimeste kaela, ma räägin, et inimesed võivad enda muret väljendada täpselt samamoodi Transpordiametile. Võib-olla nende arvamus muutub või nende seisukoht muutub, kui nad näevad, et surve on suur. Vald on korduvalt pöördunud. Aga paneme siis jõud kokku ja teeme seda koos, mitte nii, et jälle inimesed võime proovida mõelge ja pöörduga. Ütlesin, on võimalus pöörduda. Seal juhtub ükskord õnnetus. Saan aru, aga siis vald hakkab midagi seal, aga see on jälle valla vastu. Hakkab Transpordiamet tegema. Aga võime vabalt pöörduda ka koos, vaadates, aga Transpordiamet siis oma seisukohti leidub. Jah, palun. Kui kellegi on ära. Ma tahaksin lihtsalt nagu, ei tea, kes seda kommentaari ütleb, et eelmine vallavalitsus maksis sellele toredale arendajale teede ja tänavate ülevõtmise eest 30 000 €. Et miks eelmine vallavalitsus seda tegi? Ja miks nad ei lasknud neid puuduseid eemaldada, kui nad maksid peale selle eest?
see on mulle küsimus. ja te olete ju osa. volikogu otsus, aga volikogu otsustas toona ju ainuvalitsemises olnud hooandjad. see oli lihtsalt puhtalt tehniline tähelepanek, et see oli volikogu otsus. Teie olete ju hooandjate seal on need mured juba nii palju aastaid ja ikkagi praegu tuli see koolitoit nagu kuidagi kõne peale. Te olete ise hooandjate liige, et sellepärast ma teile selle küsisingi, et miks ei lastud Mul on alla aasta selle. Ja, aga teil on olemas ligipääs inimestele, kes võtsid need otsused vastu. Sinu paremal käel istuvad inimesed, kes tegelikult oli teemis oli. Praegu valitsus istub mu vastas ja kõik ümberringi. Mina esitan küsimuse vallavanemale, see on minu õigus. Ja vastust hetkel ma ei ole saanud. Minul on ka õigus küsida, mis eelmine vallavalitsus siin postis. See oli eelmises valitsus. See on teie enda liidu tegemine. Paremal käel. Lihtsalt vastan veel korra, et meil sellel aastal tehti ei ole seda suuremahulist teeremonti sinna planeeritud, kui seal on mingid löökaugud, mis teil igapäevaselt tekitab probleeme. Mure, jah, see tee praegu. Ja ma saan sellest aru, aga lihtsalt kui seal tekib sellised auke, mis hakkavad teie sõidukile kahjustusi tekitama, siis sellest tuleks meie taristusnõunikele teada anda. Ja need saab ära täita ka selles mõttes lokaalselt ja ühekordselt, kui me seda suuremahulist tööd sellel aastal teha ei saa. Ma andsin juba sellest teada. Õige, mina ei tea, et selline pöördumine oleks tulnud, aga juba mitu kuud tagasi kusjuures. Veel infot kedagi? Minul. Natukene, palju infot ei ole, aga siis sellest nädalast lihtsalt valitsusele ametiasutuse tasandil, sellest nädalast siis majandusosakonna juhina alustas siis uus töötaja, Tõnu Muru, mõnedele on ta juba tuttav, mõnedele veel mitte. Järgmisest nädalast alustab ka keskkonnaspetsialist, sellest tulenevalt, et keskkonnaspetsialist alustab, tegime ka struktuuris väikese muutuse ja koondasime ära siis järelevalvespetsialisti ametikohasest keskkonnaspetsialist, võtab keskkonna siis menetlused järelevalve mõistes kõik üle, kõik keskkonnateemad ka ja ehitusjärelevalvega hakkab tegelema ehitusspetsialist siis ise. Ehk siis sellist duubeldavat ametikohta ei pidanud enam mõistlikuks siis struktuuris hoida. Siis Coopi kauplus üle tee siinsamas avab natuke varem, kui oli planeeritud. Alguses oli see mai lõpp 25, nüüd saab see olema põhimõtteliselt valla sünnipäeva ajal. Et kui see kutse meile saabub, eks me siis volikogu liikmetele sellega edasi saadan, kes tahab tulla kohale koos rõõmustama, on tere tulnud. Siis kooli algusaja üle hästi suur siis arutelu siis praegu toimub. Elanikega komisjonides meil on järgmiseks nädalaks lastevanemate koosolekule lepitud siis selline ühiskoosolek kokku, kuhu siis saab tulla nii majanduskomisjon kui hariduskomisjon, hoolekogu samamoodi ootame sinna väga ja ka volikogu liikmed, kes tahavad sõna kaasa rääkida, on siis sinna oodatud ja kõik lapsevanemad ka, et vaatame siis, kas me saame mingisuguse ühise seisukoha kujundada või mitte. Et kirgi see täna kõvasti kütab. Lihtsalt teile teadmiseks. Siis valla sünnipäevanädalat jälle kord tuletan meelde, kõik olete oodatud nii reedesele aktusele kui laupäevasele rahvapeole ja täna õhtul siis ka Volbripidu ja navigatsiooni avamispidu toimub seal samas salon. Jällegi kõik teretulnud ja oodatud. Kriitilist muud infot mul hetkel jagada ei. Kellegi teist? Ei. Meil jääb veel järgmine volikogu istung, et tuleks teha maikuus kolmapäeval 27. mail, mitte neljapäeval. Põhjus on see, et tõenäoliselt tuleb meil sealt päris mitmeid planeeringuid ja neljapäeval on planeeringute nõunikel või vähemalt Enelile kindlasti on üks oluline seminar, et erialane, et teeme selle päev varem, 27. kolmapäeval. Ja algus praegu veel ei tea päris kindlalt, et tõenäoliselt saab olema natuke hiljem või lõpuks. Sellest anname jooksvalt teada. Ja siis ma lisan veel sinna juurde, et järgmise istungi algust, siis kui kaamera veel ei käi, plaanime ka õiguskorra ülevaate. Meie kohalik piirkonna politseinik tuleb siis räägib meile sellest, kuidas siis Luunja vallas õigusalaselt ja kuritegevuse ja kõige muuga liiklusõnnetustega, igasuguste lähisuhte vägivalla juhtumitega eelmisel aastal oli. Omavalitsustele seda ülevaadet juba tutvustati, aga ma arvan, et volikogu liikmetele oleks ka väga huvitav seda ülevaadet siis kuulata.
Õnneks on meie näitajad kõik nokad allapoole, selle üle saame kindlasti rõõmustada. Aga siis pool tundi enne istungi algust, kellel on huvi, et siis olete oodatud, see läheb kindlasti kutsesse ka kirja, et seda me siis üle ei kanna. võib-olla sa õhutad täna ära ka selle nii, et me peaks nädala võrra selle ette tooma, et inimesed seda arvestada. Juuni, jah, me vaatasime seda kalendrit, sul on meeles, mis see kuupäev oli seal? Muidu oleks pidanud 25 olema, aga see on kohe peale jaanipäeva, et inimesed tahavad reisile minna ära, pikk nädalavahetus, et teeks nädala varem 18. Selline ettepanek siis jah, et võime selle täna juba kokku leppida, et teeme juuni istungi mitte pühade ajal, vaid nädal varem 18. see on tegelikult iga-aastaselt ka niiviisi põhimõtteliselt olnud. Kui ta kokku jookseb. Enne jaani on üldiselt ikkagi ära tehtud, sest inimesed tahavad ära minna. Siis on tänaseks kõik. Aitäh. Kohtumiseni.